tere tulemast minu esimese Ironmani, pooliku Ironmani vlogi. Just käisin jooksmas, me oleme Riias tegelikult juba. See esimene poolik toimubki Varssavis ja kell on praegu mingi 8. Ja meie läheme täna siit siis Varssavi poole. Väike morning run. Ja jah, eks ma täpsemalt näitangi juba siis, kui me Varssavis oleme, sest siin ei ole mitte midagi tänavat. Nii, me jõudsime nüüd poole. See on meie hotellituba. No siin ei ole midagi erilist, on ju. Siin on väike see sildike. Ja ma arvan, et need on mingid koogid. Äkki või? Oh my god, okei, siin on mingid donutsid. Aga no neid ma ei söö enne võistlust, sest et muidu hakkavad valutama. Igatahes me lähme siis varsti sööma. Täna on reede, pühapäeval võistlus. Sööme ära, puhkame. Ja homme on juba natukene huvitavam päev. Siuke pre-race, natuke kerimist, jooksmist. Toome asjad ära. Võistlus sealt Expolt. Ja viime oma rattad T2, viime oma asjad ära. Ja juba pühapäeval lähebki käima. Nii, on nüüd oma viimane jooks tehtud veel enne võistlust. Nüüd on siukse pigem kerge ja siis sinna sisse mingid lõigud. Mega ilus on seal jõe ääres. Aga nüüd ma üles ei jaksanud joosta, nii et ma mine siit on nagu mäest üles. Et siis ma tulin tagasi hommikusöögile. Kell on mingi 7:30. 10:30 läheme me oma asjadele järele. Et siis Expo alale. Ja siis on meil seal vahel mingi jook. Läks kõik selle shoppingule võib-olla minna. Ja siis õhtul viime rattad T1 ja siis peale seda tõenäoliselt viime pärast T2, sest et tõenäoliselt ei ole varem lahti. Aga räägime veits sellest võistluseelsest nagu tundest võib-olla. Ma natuke kardan muidugi ja mul on nüüd, nagu ma selle jooksuajaga rääkisin, siis mul on siuke pisteline valu olnud juba nüüd siis 4. jooksu järjest. Nii, ta on nii-öelda samas kohas, kus tavaliselt muidu pistaks, on ju. Aga ta on mul kohe, kui ma jooksma hakkan. Ja selline üsna terav. Aga täna oli nii, et algus oli, lõpus on olnud. Ja ta on natuke ka hell, kui ma nagu puhkasen saan. Et hästi nagu veider. Täpselt samas kohast alati. Ühesõnaga võib-olla mis mõtlen selle. See ei takista meil võistlemas muidugi. Ja mul on ka natuke köha. Et natuke neid tervise muresid on, aga noh, mis seal ikka. Tuleb võistelda. Selle kogu nädala jooksul ma olen aru nagu saanud, et mida ma päriselt tegema lähen. Et noh, eks see ongi, ma arvan, see esimese korra nagu hirm. Sest ma ei tea täpselt, mis mind ees ootab, on ju. Või noh, ma tean, sest ma olen teinud nagu, ma olen tiimi teinud ja ma olen selle Ironmani eventidel olnud sadu kordi. Okei, sadu kordi ei ole, aga mitmeid kordi. Ja ma ju teoorias tean, mis mind ees ootab, aga nüüd ma nagu saan aru, et ma pean päriselt. No see ujumine on chill minu jaoks. Ratas on natuke hirmus. Jooks on muidu fine, aga peale kõike seda maybe not so much, aga noh. Ühesõnaga ma olen väga elevil, aga see on ka väga närvis. Eks ma siis update'in teid varsti võib-olla Expo alalt või hommikusöögilt või mis iganes. Nii, me lähme nüüd Expo alale. Got my T2 bag.
noh, see tähendab need asjad seest, tossud ja värgid. Ja viime T2 asjad ära, võtame numbrid välja ja siis lähme shoppama. Elevil vä? Jaa, väga elevil. Väga elevil. Nagu mõistaks ise. Me oleme nüüd Expo alal. Siin saab igast manti osta. Aga need on nii kallid, et ma ei raatsi midagi osta. Isegi see mörts ala oli nagu, need oli nii koledad asjad viimast. Seal ei olnud midagi ilusat. Nii et ma ei tea, vaatab veel ringi ja võib-olla midagi ostab. Kuigi, noh, need on päris coolid, aga ma ei tea. That's me! Saime oma asjad kätte. Number, särk, kott. Näite, mis kott see on ka. Sealt ma siis homme jooksengi läbi. Rodzice tej najmłodszej kategorii wiekowej mogą... Sellise pudeli saime sealt. Panin siia praegu elektrolüüte. Sest lihtsalt, kuna täna on ka mega soe ilm, siis hydration is key. Eriti homme ka muidugi, aga noh. Ühesõnaga, me lähme nüüd shoppama. Jõudsime hotelli tagasi, võtan oma vee kaasa. Väike shopping ja siis me viime juba rattad T2 või T1, sorry. Ja sõidame ratastega sinna. Tulime pelmeene sööma mingisse mooli. Tähendab siia mooli, kus me shoppame. Ega siin väga palju valikut muidugi ei ole. On hästi palju chunki, aga noh, see on lihtsalt liha ja susivesik. Nii, ma olen tagasi hotellitoas, aga ma just tegelikult filmisin ka oma Instagrami jaoks ühe nagu reelsi, kus ma näitan neid asju, mis siin selles võistlus või noh, selles kotis nii oli. Aga ma teen mingi slide overview lihtsalt siia ka. Ühesõnaga, see kott ise on siis selline. Minu meelest väga kena kott. Hästi nagu lihtne ja nice. Siis seal oli mingid, noh, väga palju igasugused mingid vouchereid ja asju on ju, millest meil nagu väga kasu ei ole siin, kuna me lähme juba ülehomme minema. Siis oli mingi kuivatatud mango vist on see ja siin on mingi, ma ei tea, sodium and värki. Siis muidugi uimismüts. Siuke. Siis veel mingi kleepse ja mingid vouchereid. Siis seda särki ma näitan teile kuidagi. Kuidas ma seda nüüd näitan? No see särk on siuke. See on tegelikult täitsa okei välimusega, ma ütleks. Et pigem ilusam kui Tallinna Ironmani eelmine aasta, ma ütleks 3 kommi. Ja siis need transition bags on ju, mis T2 mul on juba, nagu te nägite. Siis minu meelest see on kõige ägedam. Siuke pasta, kus on nagu ratas, ujumine, jooks. Väga cool. Ja siis, noh, siin on need numbrid ja asjad on ju. Ja siuke see veepudeli saime ka, millest ma juba jõin. Aga nüüd ma pean ka hakkama rattaga veidi tegelema, panema need numbrid sinna külge. Mõtleme korra läbi oma söömisasjad, seda ma tegelikult on õhtul. Aga umbes tunni aja pärast me läheme ratastega siis sinna T2, viime oma rattad ära. See on siuke 27 kilomeetrit, et saab natuke teha ka veidi lõike sisse, et korra jalg jälle soojaks saada. Ja seni ma natukene puhkan ka väike pool tundi võib-olla nagu teha mingi väike uinak. Sest täna on suht palju ringi tuuseldatud tegelikult. Nii, saime asjad viidud siis sinna T1 ja nüüd läheb õhtusöögile. See sõitsin oli natuke närvi ja närvi sööb. Ma läksin närvi natukene, sest et lihtsalt palju auke, palju inimesi ja kõik nagu vanalinnas sõitma ma oleks praegu väga hullusti kukkunud. Aga mul vedas õnneks, mul nagu sain kuidagi jäi püsti, ma ei tea, ühesõnaga mul natuke nagu
kas süda peab pärama, aga nüüd me oleme õhtusöögile ja siis veel viimased set-up'imised ja siis ongi magaminek. Patsid on peas, pudel on käes ja kell on tegelikult väga palju, juba kell 10. Nii, siin on mul siis seda isokarbi. Enevit ja siin pudelis 90 grammi, siin on lihtsalt vesi ja elektrolüüdid ja siia ma siis panin 4 geeli ja natuke vett peale. See peaks tulema siis selline 70–80 grammi süssi tunnis, mis peaks olema fine, I guess, ma ei tea. We'll see, kas ma üldse suudan see kõik ära süüa ja juua. Aga jep, nüüd pessu ja tüttu. On võistluspäeva hommik. Kell on 5:45. Me läheme praegu saame mingid söögipakid. Saame süüa natukene. Mul siin ka praegu 30 grammi süssi pluss elektrolüüdid. Mul on see trikombe all ja pusa peale. Ja siis me läheme rongiga sinna ujuma nii-öelda. See on natuke siit eemal süge 30 kilomeetrit umbes. Kõik need võistlejad lähevad selle ühe rongiga, mis on päris lahe. Aga keep you updated. Nii, me saime lunchboxid. Siin on minul need, sest mul on laktoositalamatus, muidu on croissant. Mingi mahl, mingi puuvilja, banaan, õun. Mis siin on võileib, ma eeldan. Yes. Täitsa norm. Nii, me kõnnime rongi pealt nüüd võistlusalasse. Kõik need inimesed. See ei tundu nii palju praegu. Aga lähevad ja olid seal rongi peal. Paneme oma asjad ühes valmis ja siis ei olegi midagi, ma jään lihtsalt minna starti ja teha see asi ära. Elu ja melu. Nii, see lihtsalt on seljas. Stardime 15 minutit. Ma olen väga närvis. Ja no tegelikult see on nii, et 15 minutit pärast hakkab see üldine värk, aga seda kõik ju jooksvad, et jumal teab, millal ma vette saan, aga see you on the other side. No, kes muu kõnnib? Läheb! Parem aeg kui Tallinnas! Läheb! Asend on hea, lõikab tuult! Tõmbasid onna neid proovis ära. Ongi tehtud. Kohe veel enne starti. Täpselt. Kas suga on kõik korras või? Nüüd jah, aga lõpuks oli ikka väga kõige raskem asi, mida ma kunagi teinud olen. Aga täispikk on ees ju. Ma mõtlesin 80 kilomeetri peale, et sott veel. Ja siis maraton. It's done. Ma olen tagasi hotellitoas. Emme just kammis mu juuksed fulli lahti ja tegelikult ei olnudki nii hull, nad olid päris takused, aga nüüd saab normaalselt pesta vähemalt. Nii, ma nüüd natuke räägin siis sellest võistlusest endast. Sain ka lõpuks pesemaas käidud ja nüüd teen juba tööd, aga põhimõtteliselt ujumine oli väga nice. Tegelikult kogu see võistlus üldse lihtsalt kõik need tingimused ja ilm ja kõik oli super. Lihtsalt nagu iseenda ei taha ei natukene asi, aga this is where we learn, on ju.
aga ujumine oli mega nice, vesi oli mõnus, ei olnud üldse külm, keegi jalaga näkku ei pannud, super, tegin parema aja kui eelmine aasta Tallinnas, mis on ka nice. Siis rattas olin ma suht enesekindel isegi, nagu kuidagi tuli, noh nagu mul oli 30 kilomeetrit tunnis keskmist, mis ma nagu lootsingi saada. Võib-olla ma natuke olin sellest kinni ka, et ma nagu ei pingutanud rohkem, aga see on fine, sest et see jooks, mis sealt pärast seda tuli, oli väga raske. Et jooks või see ujumine ja ratas oli väga nice. Ja siis tuli jooks. Ja jooks oli väga raske. Nagu ma läksin sinna selle mõttega, et jah, davai, ma jooksen sama, mis eelmine aasta, kui ma tiimi tegin. Girl, no. Ma jooksin siis keskmiselt, vist keskmine pace oli 6.11. Aga ma kõndisin päris palju. Igas selles aid stationis ma jäin seisma, jõin, sõin, või noh, ma ei söönud tegelikult, aga ühesõnaga jäin seal seisma, kõndisin viimasel ringil isegi päris palju. Kuigi nagu ma olin juba see, et davai, viimane ring, et nüüd pingutame rohkem, aga mingi klõps käis ära ja mul oli nagu nii raske. Ja siis ma jõin seda mingi isotoonilist jooki Coca-Colat ja lihtsalt üritasin nagu lõpuni jõuda. Õnneks mul isa tuli lõpus, et mingi viimased 3 kilomeetrit tuli mind sinna ergutama, et ta vaibana nüüd tempo peale, et mul oli ju eesmärk teha alla 6. Et nüüd sa veel jõuad, kui sa nüüd nagu paned, on ju. Aga minu aeg oli hoopis 6.00.00, täpselt 6, mida võib-olla on tõesti ka raskem saada kui alla 6 nii-öelda või mis iganes on ju. Aga ütlen ausalt, ma olin kergelt pettunud, mitte nagu, et see oleks väga halb aeg või midagi, vaid nagu ma arvan, et lihtsalt oligi see, et ma seadsin enda jaoks nagu mingi ootuse ja siis ma ei täitnud seda, ma sain aru, et see tegelikult ei ole nii lihtne. Et noh, muidugi siin oli selles mõttes see on ideaalne koht, kus teha nagu ülihea aeg, see on kiire rada, ülimõnus. Et Tallinnas ma seda aega kindlasti ei paranda. Või noh, never say never, aga selles mõttes Tallinna rada on palju raskem. Ehk siis, jah, täna läks nii, aga that's fine. Ma olen ikkagi uhke endale, et ma seda ära tegin. Ja nüüd ma olen väga-väga väsinud. Me läheme õhtusöögile, varsti teen oma juuksed korda. Väike make. Ja mul täna täpselt siuke tunne, et I wanna eat some junk. Nagu, I think I deserve that. Ma tahan mingi purksi või ma ei tea isegi mida. Ja mingi kommi süüa lihtsalt. Nagu peale finishit oli mul küll siuke tunne, et oh my god, ma ei taha mitte mingit toitu näha. Ma mingi tund, 1,5 isegi vist ei söönudki midagi. Aga siis ma ikkagi läksin sinna alasse ja võtsin pastat natuke. Et nüüd ma lihtsalt ootan õhtusööki, sest nüüd on isu tagasi.